Tšauki! Täna on esmaspäev, kell on kuskil 3:30 tegelikult juba saanud. Ma olen terve tänase hommiku koristanud ja tegelikult üldse see nädalavahetus ma olen rohkem koduga tegelenud. Rooma läks Tšehhi mingi parkuuri eventile mitmeks päevaks, ehk siis ma olin päris mitu päeva üksinda kodus. Ma olen aru saanud, et kui ma olen üksinda, siis mul tuleb selline kodu koristamise, kodu korrastamise tuhin peale. Seega ma olengi nüüd päris mitu päeva sellega tegelenud ja sellega ma olen leidnud mingeid asju, mida meil oleks koju vaja. Nagu näiteks tahaks esikusse uut jalanõude riiulit, kuhu peale saaks panna siis mingi korvikese võtmete jaoks ja mingite sükeste kiirete asjade jaoks, mida on kodust ära minnes või koju tulles vaja. Siis meil oleks vaja mingeid hoiustamise karpe või korvikesi. Meil on elutoas päris mitu pleedi, mis on praegu lihtsalt tooli peal niimoodi hunnikus. Seega ma tahaks selle jaoks mingisugust korvikest ja tahaks tegelikult veel mingeid nipet-näpet asju. Ja kuna Rooma jättis auto minule, siis ma nii palju asju saanud ära teha sellega, mida ma olen võib-olla natukene edasi lükanud. Seega ma lähen üle väga pika aja IKEAsse. Ma loodan, et ma leian sealt need asjad kõik. Ja õhtul on mul Heelsi trenn, kuna praegu on koolivaheaeg, siis me jazzfunki trenni meil täna ei ole. Me teeme ühepäevase trenni 2 tundi järjest, et siis kuna seal niikuinii osad puuduvad, seega ma otsustasin, et teeme nagu teistsugusel ajal ja saame siis nagu natuke produktiivsem trenniga teha ja ei pea nagu 2 õhtut järjest trennis käima. Voot ja reedel oli mul suhteliselt vaba päev üle väga pika aja, aga ma ei ütleks, et ma ei nimetaks seda vabaks päevaks, sest et mul oli nii palju asju, millega mul oli vaja catch up'ida, mul oli vaja vlog monteerida, kodu koristada, mingeid toimetusi teha, ma sõitsin päris palju linna peal ringi, ehk siis jah, ma ei nimetaks seda vabaks päevaks, sest et ma olin reaalselt hommikust õhtuni full on action. Ma ei tea, kas see on üldse vajalik informatsioon, aga lihtsalt võib-olla räägin. Laupäeval oli meil Empire'i proov, vaikselt ette valmistame detsembri nagu selleks jõuluprogrammiks, mis meil nüüd esimest korda tuleb juba 1. novembril. Ja siis õhtul ma sain oma Rapla sõbrannadega kokku, läksime ühe neist juurde, kes tegi meile full mingi õhtusöögi, jõime veini seal ja nagu jutustasime ja nii tore oli nagu lihtsalt koos olla inimestega, kellega ma nii tihti nagu koos olla ei saa. Alguses küll ma mõtlesin, et teeme, et see on mu üle väga-väga pika aja nagu vaba õhtu ja ma veits nagu tundsin, et mul hakkas sel päeval veits nagu tulema see tunne, et appikene, mul ei olegi vabasid päevasid mitte kunagi, kas ma tahan olla sotsiaalne. Aga kuna ma olin lubanud, et ma lähen ja tegelikult mul on nii hea meel, et ma läksin, sest et see oli nii vajalik, et ja väga tore oli. Ja laupäeva öösel ma monteerisin reaalselt kella 4:30 öösel, et ma saaksin oma eelmise nädala vlogi ülesse ja see tähendas seda, et ma ärkasin suht hilja ja siis oligi mul trenn, siis oli 2 proovi. Seega jah, sükene suht intensiivne nädalavahetus oli. Ma nüüd hakkan IKEA poole sõitma. Ma olen nii excited, et sinna minna ja lähme vaatame, mis me leiame siis. Kell on 16:10, ma jõudsin kohale, vaatame kaua mul läheb seal, sest et mulle alati meeldib kõiki neid tube ja või neid inspiratsioonitube vaadata ja ringi käia. Nii et ma olen nii excited, ma loodan, et ma leian toredaid, ilusaid, vajalikke asju. Nii et let's go! Nii, mulle näiteks juba väga meeldib selline asi. Ja mis matchiks seina peale selline, mis ma oleks täpselt sükest vaja midagi vannituppa, kus hoiustada asju, et oleks just seina peal ja see sobiks täiega hästi. on 17:20, nii et kuskil tunnike ma olin seal. Ma hoidsin ennast tegelikult päris tagasi,
sest et ma leidsin sealt tegelikult vannitoa kapi, ma leidsin sealt jalanõude kapi, aga ma vist tahaks ikkagi natukene Roomaga konsulteerida enne, kui ma ära ostan need asjad ja tahaks kindlalt ära mõõta ka, et kas nad nagu päriselt sobivad sinna, sest et nagu ma oma vaimusilmis nägin väga neid nagu ette, enam-vähem ma mõõtajad teadsin ka, aga jaa, peab lihtsalt uuesti tulema. Aga ma sain mingid asju, eks ma siis kodus teen väikse hauli. Ja nüüd ma tegelikult põristusega leidsin igasuguseid asju, mida ma enam ei kanna ja mida ma päris nagu müüma ka ei hakka. Seega ma lähen otsin, kus on selle, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, uuskasutuskeskuse kastike, mis iganes, kuhu saab viia asju, et need siis nagu järgmisele ringile saata. Seega ma pean guugeldama, kust ma võiksin seda leida. Ma praegu autoga, nii et äkki mul jääb tee peale mingi koht. Tegelikult ma olen väga-väga näljane ja ma peaks niikuinii tegelikult poest läbi käima. Seega ma mõtlesin, et kuna siin lähedal on üks suur Selver, siis ma lähen käin Selverist läbi, ostan toidu asju terveks nädalaks ja siis koju. Nii mõnus on nagu toimetada niimoodi, et ma tean, et mul ei ole kiiret trenni. Sest muidu mul hakkaks 40 minuti pärast juba trenn. Aga ma saan rahulikult chillida, sest mu hiils hakkab alles 20-30, nii et mul veel päris mitu trenni. Ja, päris mitu trenni ja päris mitu tundi aega. No nii, ma olen tagasi oma IKEA tiirult ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, mis ma ostsin. Esiteks ma ostsin 2 padjapüüri magamistuppa, et oleks sellised kuidas ma siis ütlen, mõnusad kodused padjapüürid voodi peal, sellised pehmed, 100% puuvillast ja tunduvad väga mõnusad. Siis ma ostsin ühe lõikelaua, siis ma ostsin 4 sükest hoiustamise karpi. Saaks siis asjad niimoodi ära paigutada, et igal asjal oleks oma koht. Siis ma ostsin külmkappi sellised hoiustamiskarbid. Mõtlesin siia oleks võib-olla hea värsket panna ja mingid sibulad, küüslaugud, mingid sellised asjad. Ja neil olid sellised kaaned ka kaasas, nii et saab nüüd selle peale panna. Siis vannitoa kappi ma ostsin sellise komplekti. Siin on, ma näitan teile, ka läbipaistvad karbikesed. Sellised, kus on nagu pisemad karbikesed, 3 tükki. Siis selline piklikum ka kaantega, et näeb, mis seal sees on. Ja siis suur ka. Need ma siis panen vannitoa kappi, et oleks ka kõik organized. Ja toidupoe kraami ma ei hakka näitama, seal on igasugust nodi õhtusöögiks, lõunasöögiks, hommikusöögiks asju. Ja võt, -100 eurot. Nagu nii õhti läinud. Crazy. Vot, nüüd ma toimetan veits kodus edasi, vaatan, kas ma saan mingid asju juba kappidesse panna. Ja siis, ma ühe asja unustasin ära. Ma ostsin veel ka sellise riiuli magamistuppa voodi kohale. Meil on see siiamaani täiesti tühi. Magamistuba on meil kõige vähem sisustatud tuba üldse. Seal ei ole mitte midagi, seal on reaalselt ainult voodi, 2 öökappi, riidekapp ja miljon asja igal pool laiali. Okei, nüüd ma tegelikult koristasin ära kõik, aga see voodi kohal olev ala, nagu see sein, on täiesti tühi ja see on nagu nii kuidagi ilmetu või nagu iseloomutu. Seega ma mõtlesin, et prooviks seda riiulit sinna ja siia peale saab siis panna mingi, ma ei tea, raamiga mingi pildi äkki meist ja mingid dekoasju, ma ei tea, mingid lillekest võib-olla ja ma ei tea, mingid kujukest. Meil tegelikult elutoas on neid suht palju kogunenud nendele riiulitele ja kapi peale, et tegelikult oleks hea, kui saaks neid natukene ära jaotada teistesse kohtadesse ka. Seega ma proovin, kas ma saan äkki selle ise seina. See oleks nagu ülilahe, sest et kui Rooma öösel tuleb, siis oleks nagu tore mingi vaata, mis ma tegin. Vaatame, kas ma saan sellega hakkama. Ma väga loodan, et ma saan. See ei lähe läbi seina. Ma olen reaalselt nii uhke,
sellepärast, et vaadake, ma saingi selle riiuli, voodi tegin ka korda ja kohe nii palju parem, nagu mitte midagi liiga hullu, väikene detailikene sinna. Ma veel ei tea, kuidas täpselt me võiks seda seal dekoreerida, aga ma praegu panin need asjad sinna, mis olid Rooma öökapi peal ja mingid asjad elutoost. No väga cute. Mill likey. Kell on järsku 12 saanud ja ma tegelikult ausalt öeldes ma täiesti unustasin ära, et ma vlogisin tänast päeva. Seega ma üldse ei filminud vahepeal. Nii mõnus oli nii hilja alles Danceacti minna ja trenni anda või nagu terve päev vaba. Põhimõtteliselt mu tänane tööpäev hakkas kell 8:30 ja see oli nii lahe. Trenn oli väga tore, õppisime kava lõpuni. Olin tagasi koju, hakkasin koristama, tegin süüa ja nüüd ma olengi toimetanud kodus veel, et mõtlesin, et tahaks võimalikult korda ja puhtaks saada kodu enne kui Rooma jõuab. Ta tuleb kuskil 1:30 paiku, nii et ma lähen sõidan talle ka järgi. Ma tahaks käia pesust läbi ja siis ma ei teagi, võib-olla ma proovin natukene kappe koristada, köögikappe siis vannitoas. Ma sain asjad ära pandud. Ma mõtlen, kas ma näitan teile. Ma näitan. Ühesõnaga, ma sain põhimõtteliselt igas toas asjad korda. No esiteks, see on nii tore ikka. Mulle nii meeldib see väikene uuendus. Ja siis vannitoas, toon mu lapikene siin. Kahtel oli enne täiesti segamini. Seega nüüd mul on seal need kastikesed või karbikesed, mis ma ostsin Ikeast. Ja siis tegelikult mul on siin natukene, põhimõtteliselt need on siin kõik lihtsalt tühjad kosmeetikakotid, et ma tegelikult võiks mõelda, tegelikult ma üldsegi tahaks siia mingisugust riiulit, millest ma ka seal Ikeast tahtsin leida. Seega tegelikult tahaks selle kasti siit ära saada, seal on lihtsalt koristustarbed praegu ja vaikselt hakkab asi looma. On teisipäev, kell on mingi 2 päeval. Ma liikusin kodust Danceacti poole, sest mu trennitossud olid siin, et ma saaksin Free Flows minna trenni andma. Ja tee peal juhtus nii naljakas asi, et kuna mul oli väga palju asju, siis ma võtsin Bolt Drive'i ja siis ma sõidan ja näen, et keegi nagu tuleb täiega mu kõrvale ja lehvitab. Ja siis ma olin mingi, kes see võiks olla? Nii kuna seal hakkas räigelt rahvast liikuma, siis ma tulin autosse tagasi. Ühesõnaga, näen, et keegi täiega lehvitab, ma mingi, kes see on? Ja siis ma sain kohe, siis kui ta nagu mööda sõitis minust, sain aru, et see oli mu sõbranna. Ja siis järgmise foori taga ma proovisin nagu sõita tema kõrvale. Siis mõlemad kerisime aknad alla ja veel mingi, jau, mis teed? Ta ütles, et ma vaatasin, et Bolt Drive ja et tuleb sinu kodu poolt, et ma mõtlesin, et sa oled sina. Ja siis me korraks rääkisime niimoodi juttu. Igatahes nüüd ma sõidan Free Flow poole. Ma võtsin kaasa mingid asjad, kotid, mida ma tahtsin uuskasutuskeskuse sinna kogumiskasti viia. Ja kuna Free Flow kõrval reaalselt on see sama kast, siis ma võtsingi Bolt Drive'i, et ma ei peaks neid 100 kotti tassima. Ja täna mul trennide päev. Enne trenne ma lähen saali, et harjutada, et valmistada trennide jaoks. Mul on vaja Heelsi mõelda veel paar nagu sükest lavastuslikku osa. Ja õues on nii mõnus sügisene ilm. Lehed on nagu süksed megakollased ja päike paistab ja nii niuke mõnus vibes on. Minna.
tänane päev on läbi saamas. Mul olid trennid täna päris intensiivsed Girlis, Flickis ja pärast Girli trenni ma avastasin sellise asja, et kihlasõrmuse kivi on ära kadunud. Ja ma tahaks lihtsalt nutta, sest ma ei tea, kuhu see kadus või kuidas see siit üldse ära tuli. Lihtsalt täiesti masendav, sellepärast, et nagu ma avastasin selle mingi trenni lõpus, et ma järsku vaatasin, et mul ei hilgi sealt või ei sära midagi vastu. Oh my god, ma ei tea, ma üritasin nagu põranda pealt vaadata, kas ma näen kuskil seda kivi, sellepärast, et ainukene nagu variant, kus ma mõtlesin, et kuhu see võis kukkuda, on ilmselt Free Flow saalis, aga ma ei näinud mitte kuskilt. Ja nüüd, kui ma koju jõuan, siis ma proovin panna ruttu tänased klipid arvutisse, et ma saaksin üle kontrollida, mis tähendab, kas ma näen, mis hetkel mul seda enam ei olnud või mis hetkel see veel oli mul. Nagu kuidas see võimalik on, see on mul olnud 1,5 aastat ja kuidas on võimalik, et mul selle ajaga, kuidas see sõrmus saab selliselt minna, on mu küsimus. Ma olen ühe korra käinud Kullassepa juures, kes nagu tegi sõrmust väiksemaks, sest see oli veits mulle suur. Ja me just sõbrannadega arutasime ka, et nad pidid nagu kontrollima, kas sõrmus on korras. Pidi üle tšekkama, et kas kõik on hästi. Ehk siis, kui midagi oleks olnud, siis ta oleks pidanud seda tegema. Ja nüüd ma peangi üle uurima Rooma käest, et kas sellel oli mingi garantii, sest 1,5 aasta jooksul sükene asi, et juhtus, see ei ole normaalne. Ma nii loodan, et ma leian selle kuskilt ülesse. Aga nagu see tõenäosus, et ma leian selle ülesse, on nii väike. See on nii kurb. Ühesõnaga, ma pakin enda asjad kokku ja lähen Roomaga koju, ma ei tea. Tšau. Hommikust. Täna on kolmapäev, kell on 7:50 hommikul. Ma ei mäleta, millal ma viimati nii varakult üles ärkasin. Mul oli esimene äratus mingi 7:10, aga ma panin juba endale meelega sellised need äratuskellad, et ma saaks snuusida. Meil on täna videoshoot Deep Special kollektsiooni jaoks. Eks ma räägin pärast täpsemalt, aga mul on praegu vaja teha full make, full soeng, hommikusööks süüa ja siis on vaja startida Mustamäe taha lõppu. Ja et ma teen ennast ruttu valmis. Nagu ikka, järsku sai kell nii palju ja ma nüüd jõudsin River stuudiosse, kell on 9. Kus? Kohale jõudes tuli välja, et seal oli igasuguseid jõuludekoratsioone välja pandud, millest me ei teadnud, sest kodulehel ega kuskil ei olnud selle kohta infot. Õnneks lubati lõpuks neid ikkagi liigutada ja saime filmida seal, kus algne idee oli. Panime endale esimese seti selga, tegime kiire soojenduse ja harjutasime esimest koreograafi osa, enne kui alustasime filmimisega. Kõigepealt tegime mõned introklipid, kus lihtsalt poseerisime. Lihtsalt kell 9 oli super korkad. Siis jätkasime tantsuosade filmimisega. Kokku oli 3 eri osa, mille me olime igaüks ise välja mõelnud. Süsteem oli selline, et kõigepealt tantsisime kõik koos ja siis igaüks tegi oma koreograafi osaga ka soolo. No nii, ma olen omadega koju jõudnud, shoot läks isegi oodatust lühemalt, me jõudsime mingi
15 või 20 minutit, pigem vist 15 minutit varem, kui me pidime sealt juba väljas olema. Alguses oli ikkagi veits raske ennast nagu saada käima selliselt, et me alustasime kohe kõige nagu mitte füüsiliselt, võib-olla tehniliselt raskema osaga. Ja keha ei olnud väga ärkvel selleks, et teha mingi 100 miljon pööret 4-8 jooksul. Päris pikalt tegime seda osa ja ma arvan, et nagu mingid katsed me kindlasti saime sellised, kus on nagu okei, sünkro, aga õnneks see niikuinii tuleb edit video. Ma arvan, see tuleb väga äge ja ilus video, sest et videograaf oskab väga hästi filmida ja need videod, mis ma olen näinud, mis ta on teinud, see edit ja kõik on nagu ka väga nice. Ja crazy, et me alustasime kell 9 hommikul. Ma ei ärka kunagi nii varakult ja teiseks ma ei tee trenni või ei tantsi, ei ole füüsiliselt nii aktiivne nii vara hommikul. Aga ja ma arvan, et võib rahule jääda. Ja me saime kingituseks igaüks siis valida endale ühe komplekti ja ma kohe näitan, millise mina valisin. Neil on 3, kus mu kott on? Neil on, reaalselt, kus mu kott on? What? Siin. Ühesõnaga, neil on, panen selle kaamera korraks siia. Ühesõnaga, Deep Gala on toimumas 8. novembril ja siis nad tegid kollektsiooni, mida me siis ka nagu presentisime. Neil on 3 erinevat tooni, selliseid sportsette ja mina valisin endale sellise tumepruuni. See on mega ilusad sellisest velvetist, sametist ja need on tagurpidi siin kõik. Ehk siis sellised püksikesed ja siis siuke sports bra. Tõesti mega ilusad ja nagu väga kvaliteetsed ja väga mugavad ka ja nagu mul oli väga raske valida, et missugusest värvi ma võtan, sest et selline hele beige oli väga ilus, samas nagu seal oli siukene emerald green, mõnus siuke tugev, veits tumedam roheline ja see oli ka nii ilus, siis mul oli mingi millist ma valin, aga siis me lõpuks valisime igaüks erineva ja lõpuks tuli niimoodi, et me igaüks valisime seda tooni seti, mille järgi meie koreograafia osa oli filmitud, ehk siis me nagu kasutasime kõiki 3 setti, et iga osa oli siis erineva setiga. Nii et jaa, väga tore. Saan siis neid treenides kasutada. Võib-olla ma ei tea niisama kodus chilli. Okei, võib-olla kodus ma ei chilli sellise setiga. Aga jah, võib-olla Heelsi trenni on seda ilus selga panna. Aga nüüd ma vahepeal tegelikult tegelesin Jazzfunki võistluskava asetustega ja meil hakkabki nüüd poole tunni pärast või 40 minuti pärast nendega trenn. Me teeme täna päevasel ajal 2 tundi järjest, et toimetada siis võistluskavaga. Ma loodan, et olen nagu piisavalt ette valmistunud selleks. Eks me saame siis täna katsetada ja proovida erinevaid variante. Ja ma pakingi ennast kokku, sest ma pean hakkama juba startima ja siis lähme trenni. No nii, 2 tundi Jazzfunki trenni on antud. Me tegelesime täna asetuste ja lavastusega ja see on alati nii väsitav, sest et nagu mu aju peab mõtlema kõikide osasid korraga ja siis ma olen nagu hektiline, et ma tahaks nagu võimalikult palju materjali neile kätte anda ja nagu võimalikult palju asetusi ja lavastust nagu ära teha, aga samal ajal ma saan aru, et neil on vaja aega, et seda kõike seedida. Aga me saime suht palju tehtud, mis on ülinais, et algus on tehtud, algus on alati kõige raskem. Ja nüüd ma chillisin veits treenerite ruumis, panin neile videosid chati ja nii edasi, asetuste plaane ja mis iganes. Ja nüüd ma olen nii näljane, ma lähen võtan midagi endale süüa ja siis söön ja õhtul kell 8:30 on Heelsi trenni, et mul on vahepeal väga palju aega. Ma mõtlesin, et äkki ma proovin vlogi monteerida juba. Ja vaatame, mis täna veel jõuan teha. Kahjuks minu sõrmuse kivikest ei ole nagu siiani leitud ja ma üritasin veits spioon olla ja eilse päeva nagu klippidest leida, et mis hetkel mul see oli ja millal mitte. Ma nägin, et kui ma stuudiosse liikusin, olin autos, siis see oli mul olemas. Aga pärast klippidest ma ei, nagu seal oli võimatu aru saada, sest ma kogu aeg liigutasin, tegin kätega mingi niimoodi.
ja kuna mul oli teine sõrmus samas sõrmes veel, siis nagu ma ei saanud aru, kas see helgib see õige kihlasõrmus või see sõrmus, mis ma lisasin sinna juurde. Nii et jah, õnneks Rooma üritas mind lohutada ja ta ei olnud mingi pahane või mis iganes. Ta mõtles ka, et see on nii haige, et sükene asi juhtus, nii et ma loodan, et me leiame selle kuskilt ülesse. Kui ei, siis igal juhul me proovime võtta ühendust selle kohaga, kus ta selle sõrmus ostis ja äkki saab mingi lahenduse leida, sest see on nii kurb jätkuvalt. Aga ma olen nii näljana sööma. Tulime sööma siia F-burgerisse. Minu date. Hello. Oh yeah. Issand, see näeb ülijuicy välja ju. Sa oled nii tugev. Need on need chipsid, jah? Need on tõesti need chipsikud, jah. Krõbedad. See on vist minu, siis ma võtsin see endaga. Sul on 3 sul? Jah. No hea tissu. Hea tissu sulle. Aga 68 oli. Kell on järsku väga palju saanud. Ma siin monteerisin vahepeal, jõin väikse kohvis, ma olin täiesti läbi sellest hommikusest ärkamisest ja nüüd algab hiilsalgajate trenn. Nii et jaa, head trenni meile. Trenn on antud, kell hakkab väikselt 3:10 saama. Trenn oli väga produktiivne ja mulle nii meeldis näha, et naised täiega tegid tööd ja me läksime hästi palju detailidesse ja nagu vaatasin, milline tehnika ja nagu see, kuidas me esimene kord tantsisime muusikasse versus see, mis me täna tegime viimast korda, oli reaalselt öö ja päev ja ma olen nii õnnelik näha seda nagu muutust ja progressi. Nii tore, mul on nii hea meel. Aga nüüd ma hakkan väikselt kokku pakkima. Tulid 2 sõnumit, et mul on jõudnud 2 pakki kohale, mis on ilmselt meie tiibgala kostüümid, mis on ülinais, et nad hakkavad väikselt kohale jõudma. Ja siis ma lähen koju, saan lõpuks selle meiki maha võtta, see on mul peal olnud kella, mis on siis 8 saadik või? Pool 9 saadik. Ei, 8 saadik. Jesus, üle 12 tunni peal. Ja isegi täitsa enam-vähem on see mul püsinud. Mõnus päev oli täna nii pikk. Ma olen lõpuks tegelikult üsna väsinud. Aga õnneks homme saab rahulikult magada. Homme on jälle pikk trennipäev ees. See nädal on päris kiiresti läinud. Okei, see nädal, a.k.a. täna on kolmapäev, aga siuke tunne, et see nädal algus on nagu niimoodi kiirelt läinud. Seega jah, ma pakin ja stardin kodu poole. Tere hommikust! Täna on reede, ma eile ei jõudnud midagi filmida. Praegult on kell varsti 11 saamas, ma liigun Dance Acti poole. Meil toimub Empire'i proov jälle. Winter Wonderlandi programmi jaoks teeme proovi. Selle esimene esinemine toimub järgmisel nädalal. Seega ei ole palju aega jäänud. Ja siis õhtul ma lähen Riiga. Eks ma sellest siis räägin natukene täpsemalt hiljem. Praegu on vaja kiirelt Dance Acti jõuda, sest et kell on juba päris palju. Õnneks Rooma läänes mulle oma autot, et ma saaksin siis kiiresti minna.
ma olen proovist tagasi, ma jõudsin kodus õnneks natukene veel chillida, tegin veits süüa. Ma tegin lihtsalt vahepeal mingi kohupiima ja värki. Ja nüüd ma pakkisin asjad kokku. Võtsin mingeid erinevaid trennivariante ja chillimiseks mingeid asju. Ma tegelikult tahtsin pärast proovi endal Gonza Danceactis kaasa võtta, kuna ma ei tea, kas ma tahan seal olla pumpsidega või nagu Gonza nii-öelda nende saabastega. Ma mõtlesin, et ma võtan igaks juhuks mõlemad kaasa, aga kuna mul pumpsid on kodus ja teised on stuudios, ma eile nagu mõtlesin, et ma ei hakka neid tassima, niikuinii tulen Danceacti. Ma oleks võin need eile lihtsalt kaasa võtta, siis ma oleks need niikuinii pidanud koju tassima. Seega ma lähen hüppan Danceactist uuesti läbi, hüppan blenderist läbi, võtan endale midagi süüa ja siis hakkabki sõit Riia poole. Meil läheb 4:30 buss. Ja see on umbes tunni aja pärast, nii et mul on rahulikult aega. Ja, ma ei tea, ma ilmselt panengi ennast riidesse ja hakkan startima. No nii, väike backpack kid on valmis. Let's go. Nii põnev, et me lähme jälle Riiga treenima. Jäi! Esimene magamistuba. See on nii naljakas väike magamistuba. Seda voodi lahti ja siis kohe on sein ees. Vaata. Wow. No ja kes see teine on siin? See on nagu actual bedroom. Cute. Ilus. Miau. Meie Riiga mineku põhjuseks oli Chanel Anthony Heels Intensiiv, mis algas juba kell 11 hommikul. Alustasime kõigepealt soojendusega ning siis jätkasime intensiivi esimese osaga, milleks oli tantsutehnika. Siis oli kiire 15-minutiline paus ja jätkasime koreograafia õppimisega. Kokku kestis intensiiv 3 tundi ja siis sõitsimegi juba tagasi Tallinnasse. Aitäh, et vaatasid mu vlogi ja näeme juba järgmine kord. Tšau!